Me ise oleme väga rahul selle majaga, nii selle materjaliga, mis peegeldab oma aega, kui seda kohta ja teatud vastandust ajaloolisele keskkonnale ilma seda nagu peale surumata või olemata põhjendamatu. Suurimaks väljakutseks oli see detailplaneeringu omaniku ja bürokraatide piirangute sees laveerimine või siis niisugune loomingulisuse säilitamine. Ja eks siin paljud nii materjalid kui need ruumilised lahendused, planeeringulised lahendused ongi selle ühine nimetaja, et nii rõdud, katuseterrassid, parkimine kui kõik see kujunes selle käigus, kuidas omaniku soovid ja planeeringu ülesanne ja kohaliku omavalitsuse esindajate arvamus meid suunas ja meie selle sees pakkusime oma lahendusi. Vana-Kalamaja tänav jaotab siis selle suurema kinnise hoonestuslaadiga kvartali siis nagu 8 osaks ja nüüd see Vana-Kalamaja 6, 8 ja 10 hoone, mis see tekkis, siis see teeb sellesse kinnisse hoonestuslaadi sellise väikse sisseaste, tekitades siia hoonete ette sisehoovi. Hoone esimesel korrusel asuvad äripinnad alamanevad siis kõikidesse hoonete külgedesse. Esimesel korrusel asub veel autolift, mis ei ole siis üldsegi tavaline korterelamule. See on 2 maa-alust parkimiskorrust. Viimaste korruse korteritel on siis hoone mahtu sisse lõigatud rõdud ja ülejäänud korteritel on sellised väikesed lõuna-euroopalikud rõduelemendid, mis on siis piisavalt suured, et ära mahutada 2 tooli ja väike lauakene. Terve see maja on tehtud eeltoodetud betoonpaneelidest ja siis sedasama loogikat me üritasime jätkata ülejäänud fassaadi elementide juures. Ripprõdud on siis tehtud sellisest ruumilisest teraselemendist, mis tõsteti siis ühes tükis hoone fassaadile. Hoone välimus siis kompab piire selles osas, mis üldse on nagu mõistlik betoonpaneelidest teha. Akende fassaadijaotus järgib hoone ruumiplaneeringut, mis siis terve hoone lõikes on täiesti erinev. Mitte ühelgi korrusel ei ole sama planeeringut. Ja seda akende rütmi seob tervikuks siis betoonpaneelide vuukidest tekkiv selge ja kindel raamistus. Et see terve see rajoon ei ole siin kalamajalik, vaid see on nagu kivihoonestus valdavalt. Et sealt lähtuvalt tuli meil selline kivihoone idee. Mina saingi tegelikult korteri sellisel kujul kätte, planeering ja viimistlusmaterjalid ja valgustite kohad olid enam-vähem paigas. Arhitektide töö tegelikult ju alati sõltub hästi palju ka arendajast ja ütleme see, mis täna siin arhitektuurina väljaspoolt fassaadina on näha, on minu arust nagu hea sümbioos ajas püsivate materjalidega tehtud. Et see on juba suur pluss, et maja puhul on kasutatud siis ajas püsivaid naturaalseid materjale, milleks antud juhul on betoon. Alati võib leida vigu või leida nagu halbu kohti planeeringutes ja igal pool, aga lõpuks see taandub ikkagi sinnani, et tuleb arendaja, ütleb, mul on vaja sellele pinnale 5 tuba, suru sisse ja muidu me otsime uue arhitekti või uue sisekujundajat, ega
lähteülesanne on lähteülesanne, sa teed siis selle miinimum ruutmetraažiga toa või mis iganes, et ma arvan, et selle korteri puhul on see planeering, mis oli juba eelnevalt valmis, nagu päris hea. Et siin on avarus säilinud, see on 4-toaline korter, kuigi ütleme, need nii-öelda lastetoad on suhteliselt tillukesed ja kui sinna panna standardsuurusega voodi, siis olgem ausad, ega seal lauale väga ruumi ei jää või kapi ette jääb ta kuidagi nagu, aga et see lahendus, mis siis sai tellijale sobiliks ja välja pakutud, et see taandab selle miinuse ja üldkokkuvõttes võib rahule jääda. Astudes siia korterisse tundus kõik kuidagi väga loomulik, pikendus sellele, mida meie olime välisruumis näinud ja teinud. Ei tekkinud ühtegi niisugust ebakõla või niisugust asja, millele oleks liiga näpuga pidanud näitama, nagu öeldud, loomulik üleminek sellest väliruumist siseruumi. Kõik need materjalid tunduvad jälle teistpidi, kui niimoodi analüüsima hakata, väga põnevad ja see ongi nagu siseruumi niisugune lisaväärtus. Siin on näha seda betoonist lage, betoonist põrandaplaate ja muid selliseid väikseid detaile, mis kindlasti nagu loovad niisuguseid kaudsemaid sidemeid selle maja endaga ja võib-olla ka otsesem üleminek sise- ja väliruumi vahel. Korteri juurde kuulub ka katuseterrass, sai tehtud ka niisugustest väärikamatest materjalidest, sisse ehitatud piirdeid mööbel ja kogu terrassipind sai Termosaarest. Välimööbel, diivanipadjad õigemini, et osa sai nii-öelda sisse ehitatud selline istumismööbel tehtud, kuhu sai lihtsalt tellitud välipadjad ja osa siis on sellist lahtist liigutatavat mööblit, mis ei ole sisse ehitatud, et seal on siis need padjandid just, mis sinna kastmööblile on peale tellitud, need on Hollandist. Saime vähemalt täiesti veekindla asja, et kui enamus neid välipatjasid on küll niiskuskindlad, aga vajavad mingit kuivamisaega peale vihma, siis need konkreetselt ei võta üldse vihma sisse, mis on nagu oluliselt kasutajasõbralikum. Ja see laud, ta on siis nagu üldjuhul diivanilaud, aga hästi mugavalt käivad tal sellised segmendid sealt üles ja saad siis ütleme söömishetkeks endale hea söömiskõrguse tekitada. Korteri kujunduse kontseptsioon tekkis üldse 2 asjast. Tulid just kontorisse uued materjalid parasjagu, kihvtid sellised monokroomsed nanopinna kataloog valgest mustani. Meenus ka mingi ammu kasutatud materjal, mis tundus, et võiks haakuda oma pehmuselt, oli Forbo desktop. 2 materjali palettidest saigi siis kombineeritud kummastki niisugust 3 põhitooni, mis omavahel võimalikult hästi haakuksid. Ja kui neid nagu käega katsuda, siis nad on niisugused siidsed või pehmed või niisugused inimsõbralikud, hästi mõnusad. Kuidagi see mõte, et teha monokroomne, tekkis just, et neid materjale reaalselt vaadates või et äkki selle peale kogu see sisekujundus üles ehitada. Tugevamad pinnad, köögifassaadid, vannitoa mööbel, need sai siis kaetud oma vastupidavuse vajaduse põhjal plastikuga ja need pinnad, mis otseselt niisugust suuremat, ütleme, vatti ei saa, uksed, voodid, need on siis kaetud selle mööbli linoleumiga. Need on ka niisugused pinnad, mis tegelikult siis on, nad on naturaalsed materjalid, see linoleum on naturaalne. Seal sa puutud sellega võib-olla ka rohkem kokku ja voodi on niisugune, ütleme, sa oled seal öö otsa, et see on ka inimlikum kuidagi moodi, et seal on niisugused võib-olla paremad materjalid kasutatud. Eritellimusmööbel ja uksed on siis ka siin korteris valmistatud sama meistri poolt, kes tegi terrassimööbli, selle sisse ehitatud mööbli ja terrassipinna enda. Huvitavaks võib-olla teeb köögiosa just see, et kui vaadata neid fassaade, et siis seal on selline ühtlane või kuidagi süsteemne jaotus, aga tegelikult
et see jaotus ei tähista siis reaalseid avanevaid kapi esipaneele. Ka tehnika köögis on niisugune mitte just igapäevane firma Küppelbushi tehnika, pinnaviimistlus ja see kasutus, võib-olla mugavus on ikkagi oluliselt teine kui tüüpsetel tehnikatootjatel. Et kui katsuda seda pliidiplaati, siis see on samamoodi selline pehme ja kummine, et täiesti arusaamatu tundub, et see saab olla pliidipind. Ja ütleme, et nõudepesumasina ja külmkapi puhul on väga hea tehniline seade see, et kui kergelt koputad, siis avanevad ja kui sa nagu jätad ta paukile või ta tõmbab lõpus iseenda uuesti kinni tagasi, et nad ei jää nii-öelda irvakile. Ja nõudepesumasin lükkab ise peale tööprotsessi lõppu mingi aja pärast enda lahti, laseb auru välja, tõmbab uuesti kinni, et sellised pisiasjad teevad tegelikult kogu selle tehnika kasutuse väga meeldivaks. Valamu õnnestus ka leida toonis ülejäänud hallidega. Selle presskivi puhul on kindlasti väga oluline see materjali tonaalsus, sest on praktikat olnud, kus mustad pinnad valamu puhul või valged presskivi pinnad ei ole kõige praktilisemad, et must näitab katlakivi või muid asju välja ja on väga raske puhastada. Ka valge, ütleme, kunstkivitööpind tihtipeale ikkagi ta on puhastatav, aga kui praktiline see on ja kui tihti seda tegema peab, see on kindlasti asi, millele tasub tähelepanu pöörata eelnevalt. Materjali puhul, mis meil on köögiviilis kasutatud nanoplastik, siis ka see nõuab spetsiaalseid puhastusvahendeid. Et kui sa kasutad õiget vahendit, siis on teda väga lihtne puhastada. Kindlasti väga suur töö oli siin tekstiilivalikutega. Nende kangaste tekstuurid, faktuurid, tonaalsused, kõik see ka pidi harmoneeruma kasutatud materjalidega ja eriti keeruline oli voodikatetega, sest ütleme, alguses, kui näiteks tegime voodipeatseid, siis sai valitud voodi siis peatsikangas oma tonaalsuselt, vaadates tapeeti ja muid mööblimaterjale. Aga siis, kui nagu mingi hetk jõudis kätte, et mööbel on paigas, kardinad on paigas ja oli vaja voodikatteid, siis nagu selle tekstiilidisaineriga sügasime tükk aega kukalt, et mis siin teha, et ei saa panna nagu niisugust liiga tumedat asja, sulab kõik see mööbel kokku üheks plekiks, samas ei saa panna liiga heledat, et ei teki vajalikke kontraste ja nii edasi, et see ka ütleme, see lastetubade mööbel sisse ehitatud need voodid, et see ei ole ka niisugune tavapärane lahendus. Nagu ma eelnevalt mainisin, oli need lastetoad suhteliselt väikese pindalaga ikkagi ja niisuguse mitte võib-olla kõige paindlikuma proportsiooniga. Ja ka tellija, ütleme, on harjunud selliste laiade vooditega, siis õnneks päästis see lahendus, et nendesse tubadesse ei olnud sellist tüüpilist lastetoa lahendust vaja, et piisas, et seal on niisugune voodi ja riidekapp ja siis saigi tehtud nii-öelda sisseehitatud voodi, mis oleks siis täiesti niisuguses korralikus 1,60 m laiuses akna all kohe. Aga et ei jääks niisugust naljakat nurka tõstetud voodi muljet, tegimegi nii-öelda seinast seina lahenduse, tekitasime sellised istumispinnad ja nišid, osaliselt siis on voodide all välja tõmmatavad sahtlid, kuhu saab midagi panna. Üldjuhul on voodi keset tuba, sa paned sellise sileda kanga peale, seda kukub igalt poolt võrdselt maha, siis siin seda võimalust ei olnud, et oli 2 külge samas tasapinnas selle voodi endaga ja üks serv siis oli üle serva langev kangaserv ja samas oli juba pehme polstriga peats ja palju selliseid erinevaid materjale, millega kogu see maht nii-öelda kokku puutus. Ühel pool niisugune pehme tapeet,
linnaplaani fragmentidega, ruumiline reljeefne tapeet, mis on ka hästi põnev materjal. voodikate siis pidigi kõikidest nendest materjalidest justkui välja tulema ja siis tegimegi niisugused huvitavad lahendused lõppkokkuvõttes lastetubades, et 2 serva on nagu väiksema ülekattega, mis sinna tasapinnalise osa peale langevad ja ette serva siis langeb niisugune suurem ja väärikam äär üle. Teki aluspinna tegime ühte tooni ja pealt teist tooni, selleks, et oleks ka kiire ja mugav kasutada. Tihtipeale voodikatet ei taheta panna, sest see on lisaliigutus, milleks kellelgi ei ole aega ja tahtmist. Et selliseid eraldi dekoratiivpatju ei olegi, aga tekib selline nendest olemasolevatest magamispatjadest niisugune maht või toru nagu sinna ja samas siis see alt välja tulev vooder annab talle niisuguse aktsendi. Kardinaid ka ei leidnud sellist täpselt nagu tahaks, et siis tellisime eraldi paelad, mis sinna peale õmmelda, ise joonistasin veel mingi sellise gradienti meenutava mustri, mis siis jälle koostöös selle tekstiilidisaineriga ja valmistajatega sai siis teostatud. Vaip on sealt samast firmast, kus sai kardinate valik tehtud. Neil on ka väga hea valik erinevaid vaipkatteid, mida saab siis ka eri suurustega ja nii edasi. Villa vaip, mis on niisugune päris kõrge ja mõnus, kutsub kohe seal peal kõndima ja olema. Diivanilauad ja söögilaud ja toolid on valitud niisugused õhulisemad, kuna kogu see sisseehitatud mööbel on niisugune suhteliselt suuremahuline, siis nii-öelda liigutatav mööbel ei saanud olla enam niisuguse raskepärane. Söögilaud sai küll ka eritellimusmööblina tehtud, kuna täpselt sellist, mis tundus sobivat, ei leidnud. Söögitoolid õnneks leidsime, täpselt sellised, mis tundusid haakuvad, niisugused musta ja halliga, väga mõnus leid oli ja väga mugavad on nad kusjuures. Tool, diivan, niisugused asjad peavad ikkagi olema eelkõige ka istutavad ja kasutatavad. Diivanilauad on ka analoogsed, et niisugused kerge metallraamistikuga ja lihtne neid ümber tõsta ja teha erinevaid paigutusvõimalusi. Enda praktikas võib-olla ka üldse, ma arvan, paljudel sisearhitektidel, ma usun, et ei jõuta tihti sinnamaani, et pannakse kokku teljaga koos mingi visioon seinale minevatest asjadest. Sai mingist galeriist välja vaadatud, sobilikud asjad, tõime need siia, sättisime, vaatasime, mis sobiksid kokku, kuhu sobiksid. Enne kui need ära osteti, vaatasime täpselt, mis me tahame, koha peal proovisime. Graafika ja maalide, fotode osa sai koheselt ära ostetud, paigaldatud. Teine seinakompositsioon, mis on siis köögi ja esiku osas, sellega oli selline lugu, et perefotodest, vanadest sai tehtud alguses valik, siis ma joonistasin täpselt suurused, kui suur pilt teha, kui suur passportuu teha, kui suur raam teha ja ka layout siis seal seina peal, et kuidas see paigutus lõpuks peaks välja nägema. Et siis fotovalik valmistati Soomes, raamiti, klaasiti ja lõpuks sai ka seina täpselt selliselt, nagu sai joonistatud. Kindlasti väga palju objekte, mis isegi on tehtud, et on jäänud siiamaani aastaid hiljem poolikuks minu jaoks, kuna väga palju sellest interjöörist paneb elama ikkagi see pilt seinal. Olgu see siis ükskõik kas maailmas tunnustatud kunstnikutöö või vähem tunnustatud või kohaliku kunstiakadeemia tudengitöö, aga seintes ikkagi midagi peaks olema, et see ei jääks niisuguseks tühjaks karbiks. Tordikarbiks, et mööbel ja kõik see on üks asi, aga õige kauss laual ja õige aksessuaar õiges kohas on kindlasti see, mis loob lõpuks selle õige mulje.